ja me saame minna rääkima lastest ja nutisõltuvusest. Ma alustaks üldse, et see nutisõltuvus ei ole ainult laste teema. See on juba täna ka täiskasvanud inimese aju täiesti üle võtnud. Ma eile juhtusin kuulama ühte YouTube videot õhtul hilja ja seal toodi lihtsalt välja nii huvitavalt seda nutisõltuvuse poolt ja nagu mõtlen, et kuidas ma ise nagu tarbin täna, siis ma tarbin suht vähe, aga aeg-ajalt ikkagi ma märkan, et ma ise ka ei tea miks, aga võtan WC-sse telefoni kaasa ja siis mõnikord bussis lambist, ma ei tea, sõidan 2 peatust äkki juhuslikult olen ilma autota ja siis võtan bussis telefoni lahti ja siis selle hetkel lahti võtad, siis vahel tabad ennast nagu, et oot, aga mille jaoks? Mis ma nagu avan seda äppi uuesti praegu? Et see on tegelikult nii tugevalt integreeritud juba sisse, nii mugavalt, et see nuppi ma tahaks kohe vaadata, sest et muidu ei suud olla. Et kuidas sina seda nagu näed ise persoonina ja samas ka Elisas nagu inimesena, mida selle nutisõltuvusega tegelikult nagu peale saab hakata, kuidas seda, sa ei saa nagu seda piirata, sest et see on osa ühiskonnast, osa elust, see läheb ainult, ma ei ütleks hullemaks, aga et see eskaleerub ja kasvab ja on üha rohkem igapäevaelus meil olemas, aga et see on tõsine probleem tegelikult. See on väga suur probleem ja nii-öelda üks on, ma tõesti näen seda nagu Elisas, ma näen seda ise nagu lapsevanemana ja ise ka nagu täiskasvanu. Ma ei saa öelda, et nii-öelda, et mina oleks puhas sellest. Aga selles mõttes me peame siin nagu arvestama ka, et kui me enne rääkisime võistluses selle 5. maailma suuruselt majandusega küberturvalisuses, siis siin me räägime võitlusega ilmselt maailma suurimate ettevõtete vastu nii-öelda, kelle töö ongi teha see, et me võimalikult palju seda telefoni näpiks, tarbiks. Üks fakt ongi, et kindlasti tuleb seda nagu hakata teadvustama. Me näeme nii-öelda tööandjana väga selgelt ka seda, ma arvan, seda näeb ka haridussüsteem väga selgelt täna. Kõik, et inimesed ei olegi täna võimelised enam võib-olla 1,5 tundi kuskil keskenduma. Me juba tööandjana näeme, et juhendid peavad olema interaktiivsemad, lühemad, me ei saa mingit tapeeti tööd toota. Kas see on paha? Ma ei ütleks, et see ei pruugi halb olla. On aeg ka mingi aja tagant töö tegemise viisi reformida. Ka ma arvan, et kooli jaoks on täiesti okei mingi hetk nii-öelda maailmaga kaasas käia, mingid õppemetoodikaid muuta, sest kindlasti ka muutub see valdkond nii teaduspõhiselt. Aga mis meil hakkab ju kätte jõudma või vaikselt jõuavad siin esimesed põlvkonnad, kes on 2-aastasest peale telefoni nagu käes hoidnud. Sellist nutitelefoni majastus jõuame sinna. Veel päris täpselt ei tea, aga siin nii-öelda mingid uuringud ja asjad näitavad, et seal on nagu asjad kohati on nagu päris pahasti, kui ei ole seda nagu lapsepõlves nii-öelda vanematena teadvustatud, on kasutatud telefoni nagu mugava lapsehoidjana, sellised anna telefon kätte. Aga see, millise nii-öelda dopamiini sõltuvus seal ajus või kuidas me nii-öelda treenime lapse aju, eriti mingite YouTube shortsidega, et ta kogu keskendumine ongi maksimaalselt 20 sekundit ja siis edasi scrollida, kui need jõuavad nüüd ühiskonda. Me ei tea veel täpselt, kuidas need hakkama saada, mis on mõju on. Ja, kas ühiskond kohaneb või peavad nemad kohanema, seda me ei tea, võib-olla kohaneb ühiskond, eks ju. Me ei tea kuhu, eks. Me oleme aastatuhandeid ise ka kohanenud, eks. Jah, see on päris validaarne punkt, mis välja toodud. Ma ei tea täpselt sinu vanust, aga ma eeldan, me oleme seal suhteliselt sarnas vanuses. Ma saan 35 kohe varsti ja ma tunnen, et ma olen nagu tänulik sellest, et nutitelefonid jõudsid minu ellu ikkagi üsna hilises eas. Elu teises pooles mõne mõttes, et meil ei olnud sellised asju. Ma mäletan lauatelefone veel, mis olid selle keeratava nupuga. Ja sõpra läksid õue kutsuma, siis karjus juba maja all, paneelmaja all, et Toivo, tule õue, et ei ole kodus. Et täna ei ole vaata seda, et sa ka 2-aastased saavad telefoni kätte, tegelikult see on päris kurb nagu tegelikult ja tõesti ei ole nagu scientific datat nii-öelda, mida see tegelikult teeb meiega pikas perspektiivis. See on tänaseks juba nii-öelda paljud uuringud on nagu seda tuvastanud, et nende inimeste keskendumisvõime on tunduvalt lühem. Mida on ka uuritud on see, et see lugemus ja sotsiaalne nii-öelda nagu face to face, nagu me sinuga praegu räägime, need on hoopis madalamad. Sest mõtle, kui inimene on harjunud kogu oma, ütleme 2-aastasest peale, võib-olla väga nagu hull näide 2-aastasest peale, ma ise ei taha mõelda, et 2-aastane kogu aeg ekraani ees on.
aga sealt selles vanuses, kui lapse aju kõige kiiremini areneb, see esimesed mingi 9 eluaastat, eks ju. Seal ta kogu aeg on harjunud sellega, et tema sisu ongi 30 sekundit pikk ja kui talle ei meeldi, siis ta lükkab eest ära selle. Kuidas sa seletad sellele lapsele, et nüüd on vaja mingit raamatut, Tammsaaret 26 tundi järjest lugeda? See ei olegi võimalik. 30 sekundiga ta jõuab ühe lause lugeda. See teda köidaks, et ta järgmist lauset loeb, ta tahab ära tõmmata seda. Kuidas sa tööpäeva jooksul, kui sulle tuleb, ma ei tea, mingid meilid, et kui meil ei meeldi, swipe it late. Siis leiad ühe selle, millega meeldib sellega tegeleda. Et julm on. Ja ma arvan, et seda nii-öelda meie haridussüsteem on praegu, mis saabki päris ka ikkagi, ma ei ole ise selle haridussüsteemiga ja nende inimestega väga palju ei rääkinud, aga mulle endal tundub, et seal on, kus on väga palju jamasi sellega, et lapsed ei suuda keskenduda. 45 minutit teemad seal midagi. Kodus õppida või mingid sellised asju. Me ei saa ju teha, me ei saa ka öelda, et nüüd pedagoogid hakkake 30 sekundisi shortse tegema, et lastele matemaatikat õpetada. Nad tundub jabur, et seal, eks ühiskond mingil määral nagu kohandub ja tuleb vastu, aga need inimesed nagu, me peame ikkagi väga selgelt teadvustamaga hakkama, et see nagu head ei too. Ja haridussüsteemis ma tean täna, endal laps läks alles kooli, siis on teatud koolid, mis juba implementeerivad seda, kus nutitelefonid kas korjatakse ära kokkuleppeliselt või siis ongi see, et on kotis ja by default, kokkuleppelt sa lihtsalt ei näpi, et ainult vahetunnis, kui tõi seda vaadata, aga seda on nagu tore näha, et seda regulli hakkab nagu vaikselt nagu tekkima, et koridoris ei tohi olla, kui on, siis katsud ainult seda, ma ei tea, mingi nutiala, kus võib olla ajutiselt sees, et ma arvan, et ega see muud vist ei olegi, vaid natuke üritada seda mõjutada, kallutada selles suunas, et kuulge, katsume natuke vähem näppida seda. Jah, sest mida ma olen ise ka näinud, keelud ja käsud ei tööta nii lihtsalt. Sest neid lapsi eriti, et kellel on ala see, et ma olen ise natukene nagu liberaalsem, ma ei saa ka kodus, nii et ma päev otsa teen ala ise läpakaga tööd ja mul on nagu telefonitsi suhtlen ja siis ütlen, et nagu see on teil nagu off the records, te ei tohi siia poole vaadata, et eks ma olen natukene oma laste kasvatamisel selles osas ka liberaalsem olnud. Aga ma olen näinud ka kõrval, neil on, kellel on päevas ala tund aega lubatud. See 23 tundi käib nagu selleks, et oodatakse seda 1 tundi ja peale seda on see nii-öelda crash on ikkagi päris räige, eks ju. Et keelata ka ei saa, eks me peamegi leidma sellise hea kesktee ja võimalikult, me peame aru saama, et need millisteks telefonid ja seda sisu tehakse on ikkagi sellised, et see hoiaks meid seal nii-öelda lõputult ekraanide küljes. Ma arvan, et kui kõik mõistlikult ja mõõdukalt teha, siis see on hea. Kui üle võlli minna, siis läheb jamaks, eks. Kas sa julged öelda, et nutitelefonid ja versus siis võrdusmärgina lapse sõltuvus on Elisal ka üks nagu väärtuspõhistest missioonidest? Ja miks on selline suund nagu võetud? Jällegi nagu enne siin mainisin, et ikkagi mingid suunad selgelt me võtame on sellised, millega me tahame panustada ühiskonda. Ja päris nagu tõsiselt, et Eesti oleks parem koht meil endal, meie lastel, meie lähedastel ja kogu ühiskonnal oleks parem. Ja ma arvan, et me ehitame üles ka palju tervema ja palju täisväärtuslikuma Eesti, siis kui me keskendume siis laste nendele nutisõltuvusteemadele ja ma arvan, et see laste nutisõltuvus on ka paljusti mõjutab muud lapse nii-öelda vaimset tervist ja käitumist ja kõike seda, et läbi selle panustada nagu päris tõsiselt ühiskonda, sest paljud küsivad ka meie jaoks, kui me suhtleme ise just nagu ma tõin need suured korporatsioonid, kellega me müüme Apple'i ja Samsungi telefone ja nii ja siis need et olete nagu telko operaator ja Eesti reklaamite, et inimestele ei tohiks telefone müüa, eks ju. Nagu me ütleme välja, et alla 9-aastasel ei tohiks nutitelefoni olla. Nagu nalja teete. Et see ei ole meie jaoks ju mingi ärisuund, sellest saab igaüks aru, et kui me telefoni ei müü. Aga tõesti, et panustada ühiskonda, anda siit midagi nagu tagasi. See vanuse number on hea, et olekski selle juurde, mis on sinu arvamus ja mida sa nagu
võib-olla ka kollektiivselt siin täna Elisat esindades nagu näed, et mis hetkest on tegelikult okei see lapsele siis nutitelefon või peaks minema ikkagi nuputelefoni peale, sest need on ka valikusse alles jäänud, jumal tänatud, et need variandid on olemas. Või on see nutikell, mille suunas tegelikult vaatama hakata, sest mina täna tegin oma lapsele selle valiku, et ma tegelikult üritasin, ma olen üritanud seda nutistumist edasi lükata võimalikult kaua ja täna esimeses klassis nüüd siin poole pealt jõudsin kohta, nägin, et kurat, ma ei saa enam ilma selleta, ma ei saa talle kätte, kui vaja on, ma pean talle minema kooli järgi, ta ei oska ise veel koju tulla veel, nüüd ta läheb kellegi sõbranna juurde, ma ei tea sõbranna numbrit, võib-olla, aga mul on tegelikult nüüd tekkinud nagu probleem. Ma ostsin ta nutikella. Otsustasin, et okei, et see on võib-olla parem valik kui telefon, aga kas on parem valik, ma ei tea. Kindlasti on parem valik selles mõttes, et ikkagi nutikella ei ole ju sisse ehitatud neid sõltuvust tekitavaid mehhanisme või et sa ei saa reelse või mingeid asju scrollida seal. Ja ta tagab ikkagi täpselt selle vajaduse, mis sa ise ka ütlesid, esiteks, et suudad last positsioneerida, väike laps ise toimetab, võib-olla bussidega ei oska kõige paremini. Sa saad temaga ühendust, kui vaja on, aga samas on see nii-öelda see sõltuvust tekitav pool on sealt ära võetud, et ma ise näen ka seda, et kindlasti ongi sellised esimesed 9 aastat on see kell, sa ei pane teda esimesest aastast, aga ma enda lastele, ma arvan, nutikella 3-4 said meie need põnniradari kellad. See, et kui sa julged ta juba nagu koduuksest nagu välja lasta ja nii, et ta natukene ise toimetab ka kuskil seal küla peal ringi, et sa ei pea nagu kogu aeg akna pealt vaatama. Ta on sul kätte saada. Sellest vanusest kuni siis selline, ma arvan, et kuskil 9. 9 on nagu selles mõttes oleks hea ära venitada, kui me räägime nagu siin värskete lastevanematega või kellel on väiksed lapsed. Sest öeldakse, et kuni 9 on see aju kõige rohkemini vormitav. Mis asjad pakuvad nii-öelda, tekitavad lapse ajus, nii-öelda lapse aju harjub sellega, mis tekitab temas head tunde või dopamiini, olgu see siis vanemlik lähedus, olgu see mingi muusika kuulamine, mis iganes, spordi tegemine, need asjad. Me ei taha sinna panna esimese 9 aasta jooksul seda esimese 9 aasta jooksul ei taha sinna lisada juurde scrollimise. Vanemlik lähedus, muusika kuulamine, spordi tegemine, õues käimine ja siis on seal scrollimine, et see nii-öelda peale seda, ma saan ise ka aru, et ega me lõputult ei saa, et oleks super, et kuni 25 ei kasuta, et me ei saa, et aga kui see 9 aastat, 8-9 aastat ära venitada, siis me oleme vanemana päris hästi nagu õnnestunud. Sealt edasi. Ma ise pooldan nagu sellist lahendust, et ongi kell ja telefon seal. Kas siis on see nuputelefon, kas see on nutitelefon? Me just tegime, meil ise lansseerime ka, siin võib natukene juba spoilida või tiisida, et meil on praegu olnud see põnniradari teenus, mis on mõeldud siis laps ja tema nii-öelda nutikell väike laps ja nüüd tulemas välja selline noortepakett, et kus on siis nutikell ja telefon koos sama numbriga. Idee siis selles, et sul on mingitel hetkedel juba nendel lastel on nutitelefoni vaja või siis mingit muud telefon. Aga täpselt see, et kodus, sul on 10-aastane, lähed sõpradega jalkat mängima, sul ei ole vaja mobiiltelefoni kaasas, et 15 minuti pärast kõik seal pingi peal nagu Robloxi mängite või mida iganes. Sul on kell käe peal, ma saan sind kätte, kui sul vaja on. Ja kui sa oled mingis situatsioonis, oleme kuskil kodus või sul on kellegile vaja või mingid kooli asju, e-koolide asjad tekivad, vaata, kool ka natuke seal osas nagu soodustab seda, et on kõik õppeasjad on seal et siis sa saad seda kasutada, aga ei ole vaja, et sa iga hetk võtad telefoni kaasas ja eks mingi hetk see transition tekibki sealt, et nagu siis kasutatakse juba nagu täiskas. Ma arvan, sellist puberteedi eas tekib lastel selline üsna täiskasvanulik seadme kasutus. Kasutavad kella ja telefoni. Ja fakt on see, et sa ise mainisid ka seda, et olgu see siis see laps, kes on, ma ei tea, 15 või 18 lõpus, kui ta selle nutitelefonile saab nii-öelda, ega me ei saa seda ära hoida, et seal, et sa võib sellega 20-aastaselt saada, aga võib ikkagi tekkida nutisõltuvus. Need on kõik üles ehitunud täna nii efektiivselt, et sa tahadki olla selles tarbimise luubis, lõksus, kus sul see tähelepanu nii-öelda see attention span on nii lühikene. Et ja ise ka olen ju katsetanud samamoodi, et võtad selle teinekord, ma ei tea, TikToki lahti, ega ma jäängi sinna, kui ma ei kontrolli ennast.
mõnikord ongi niimoodi. Et see on tegelikult päris suur probleem, sa annad endale aru endale, et sa tegelikult oled siin kinni, aga ikkagi oled siin kinni, sest nii kuidagi mugav, põnev on ja viitsi midagi teha ja siis saadki aru, et okei, tegelikult on päris suur probleem. Ja see viib nagu sellesse kohta ka omakorda, et social pressure on ka sotsiaalne survestus, et kool, mina oma lapsel siis nägin seda, kuidas see tõi, kõigil teistel lastel juba olid, ta oli ainukene, kellel ei olnud mitte midagi, ei telefoni ega kella. Ja kohe hakkas tulema juba esimeste päevade nädalatel, et issi. Mul sõbranal on ka telefonid, neil on kellad, mul on ka vaja. No ma ei usu, et seda vaja on, et sa saad veel. Ma käin sul järgi, viin sind kooli, sul ei ole, sa ei käi kuskil. Ja nüüd mingi hakkas käima sõbrannade juures, mõtlesin, okei, nüüd ma olen nõus, nüüd on vaja. Aga kella, mitte telefoni. Et ma ei taha, et sa oleksid nagu täiesti seal nagu ekraanis enne. Et aga see sotsiaalne survestus ikkagi läbi elu kogu aeg käib. Vahet pole, oled sa siin töökolleegiumis või kuskil ettevõtluses või noorena, vanemana. Iga poolt on see pressure nagu peale erinevates kontekstides. Kuidas sellega toime tulla, mis sinu soovitus on? Just õpetad lapsele, noorele lapsele, esimese, teise, kolmanda klassi lapsele, et kuule, see on okei, et teistel on ja sul ei ole. Või et sul on kehvem kui neil, eks ole, nii-öelda ühiskondliku standi järgi. Me kõik võrdleme, vaata, kui eriti lapsed enne, et on uhkem telefon ja la. Et kuidas sa seletada lapsele, et okei on tunda ennast halvasti, sellepärast, et sul on kehvem. See tekitab mingit emotsiooni lapses, vaata ikkagi, see ebavõrdsus. Ja kui ma ütleks, et siin ma teaks seda lahendust, ega ma ei tea, sest siis ma peaksin nagu, siis mu lapsed kuulavad seda podcasti ja ütlevad, mida sa sokid seal, vaata, selles mõttes, et ega täpselt see samasugune surve. Ja miks me just tegime ise seda noortepaketi hetkel ka, mis on siis kell, mitte ainult see laste kell, vaid sa saad kasutada seal näiteks mingit Androidi või Apple'i Watchi ka. On täpselt see, et kui meil see põnniradari teenus, mis on siis väikelastele mõeldud, ainult see laste kell, lasteaias käisid, hoovis käisid, olid kõik okei. Kooli läksid, siis hakkas kohe, et kellelgi on telefon, sina oled selle laste kellaga. Aga ega seal ei olegi. Ega see maailm on, see väikeste laste maailm on üsna karm. Et kui telefoni üle võtta ei ole, siis minul on, ma ei tea, Gucci-tossud, miks sina mingi suvalise konversiga siia tuled või mida iganes. Eks see selline... Ma ütleks, et need vanemad on õnnelikud ja õnnestunud, kelle lapsed ja nii-öelda, kui nad on üles kasvanud sellises keskkonnas, kus nad aksepteerivad seda, et kõik ei peagi kõige vingem ja kõige parem olema ja selline, et on täiesti okei. Tähtis on, et ma ise ennast hästi tunneks, ega ma vaevalt nagu hästi lihtne on sotsiaalses keskkonnas tekkima see, et ma otsin mingisugust teiste nii-öelda nagu heaks kiitu ka, aga tegelikult ja kõige suurem sõber ma ikkagi võiksin ise endale ise olla, eks ju, ja aga jah, ma siin kahjuks, ma ütlen, et ma seda võluvõitit ei tea, kuidas seda, aga ma arvan, et selles osas me tegelikult ühiskonnana oleme teinud päris suuri edusamme. Et seda Gucci-Mucci kultuuri natukene nagu on natukene läinud vähemaks. Ma saan aru ju, kust me tuleme, kus see tulebki, et kui me tulime siin iseseisvumisaeg, me olime nõukogude ajast tulnud, meil ei olnudki mitte midagi, no siis nii-öelda saavutamine, me oleme sealt, mul tunne nagu ära piikinud ja nüüd see nagu jällegi nagu läheb nagu mõistlikumasse ratta tagasi ja ma arvan, et seal ka sama selle telefoni surve. Ma arvan, selle telefoni natuke see teine surve, et mitte see sotsiaalne surve isegi ei ole nii tugev, et ma ise kahtlustaks, et seal isegi need, kellel telefoni ei ole, siis ta sõbra telefoni on ikkagi vaatanud ja see sisu on sealt teda juba, tema aju nagu hakanud töötlema. Mitte see sotsiaalne surve, vaid pigem need nii-öelda see, mida sealt seest näidatakse. Just. Mis sa arvad, kuhu me liigume üldse see nutiajastuga ja laste teemadel nagu järgmise 4-5 aasta jooksul, et kuhu me nagu potentsiaalselt jõuda võime ja mis üldse tulevikus ootan ja kas on reaalselt nagu see mõttes, mitte probleem, aga et on see murekoht, et me liigume võib-olla ajastusse, kus meil ongi lihtsalt nutisõltlaste põlvkond lihtsalt. Muidugi seal peab arvestama, et ilmselt on maailm adapteerub ja koondab, võib-olla meil ongi nagu mingi generational shift täiesti, eks ole, toimunud. Ja võib-olla see tulevikus vaatame peale, et see on tegelikult normaalne, taju kohaneb ka võib-olla ümber ja maailm ongi teistsugune, et me ei tea, aga praegu tundub, et me lähme küll nagu kuidagi kerime kuskile. Ja siin tuleb jälle ikka meil, kuna kuigi meil topikus ei olnud, aga ikkagi tuleb see AI teema siin mängu, et mis nüüd lisandub ju veel, on kõik need igasugused suured keelemudelid või AI, et
üks asi on, et sa scroll'id seal, sa oled nutisõltlane ja teine, kui nii-öelda see tehisarv sinu eest nagu kõik mõtlemistöö ka ära teeb, et noh, kui siin nüüd üks ja üks nagu kokku panna, et ma nagu päris nagu ei tahakski seda nagu selle peale mõelda, mis sinna peale võrdusmärki tuleb, et kui me enam ise ei mõtle ja tarbime seda, mis ainult sealt ekraanidelt näidatakse. Ma arvan, nii hull ei ole, et seda saab alati hulluks nagu mõelda. Et kindlasti ühiskond kohaneb. Ma arvan, et siuke 3-4 või 4-5 aasta jooksul mingit sellist suurt shifti ei tule. Aga kindlasti üha rohkem me sinna nutisõltuvusse lähme. Ja nüüd tuleb see AI sinna juurde, et kuidas. Ma arvan, esimese kõva põnts minu arvast, ma arvan, siin järgmised aastad võib-olla ongi sellisele haridussüsteemil. Kogu see keskendumine nüüd AI, kuidas õpilased, kes oma koduse referaadi ise kirjutab. Kui sa ikkagi suudad nagu kooli 12 astet niimoodi läbida, et sa ei pea ühtegi koolitööd ise tegema, vaid kõik pildistad telefoniga ja AI lahendab sulle ära. Ma arvan, et see on, me kutsun sükest sotsiaalset eksperimenti nagu üles, nagu selles mõttes, et see nagu tulemus oleks nagu väga kurb. Ilmselt suudad nagu mingile selle ära läbida, aga et kellena see sealt nagu välja tuleb. Mis edasi saab just? Mis edasi saab. Et ma arvan, aga see on kõige olulisem, see, mida me praegu ka teeme, sellest nagu rääkida. Seda ei saa kuskile nagu ära keelata või laua alla panna, aga eks need noored ühelt maalt peavad ise ka tunnetama hakkama, et see piir. Jah, sest nagu meie ei oskagi neile kõige paremini veel nagu seda seletada, sest meie ei ole selle sõltuvusega üles kasvanud. Nagu mitte sõltlasel mingitele, ma arvan, mitte suitsetajal ei rääkida, et kui ära tee, see on nagu süke paha ja eks ta saab aru ja niimoodi. Aga see ei jõua kohale. See ei jõua kohale. Need inimesed ei suuda nii hästi nagu sidustuda, et mul on ikkagi selles mõttes inimkonda ja inimestesse usku, et me saame nagu hakkama, aga et on alati see, et küll nüüd noored on hukas, see teema. See on iga generatsiooniga. Iga generatsiooniga, eks kogu aeg midagi muutub. Aga jah, eks me peame nagu teadlikult, eks mingid asjad lähevadki nii-öelda hukka ja mingid asjad ongi hukas, eks ju, eelmise generatsiooni vaates. Aga sellega tuleb nagu teadlikult tegeleda ja see laua peale tõsta, et see nagu elevant lihtsalt ei oleks kuskil toas, on ju. Et ja kui sellega tegeleda ja see nagu kontrolli alla saada ja need inimesed ise hakkavad ka oma seda sõltuvust mõistma, siis ma ikkagi usun, et meil läheb hästi. Lõpusõnad. Sa tahaksid see lõppu öelda enda Elisa poolt kuulajate, vaatajatele, kes meid lõpuni kuulasid siin, ma annaks sulle selle võimaluse. Jaa, me oleme rääkinud hästi sellistel nagu rasketel teemadel, et nagu laste nutisõltuvus ja ajud pehmeks ja siin nagu 100 miljonitest mingistest küberrünnakutest, mis meid ohustab ja nii, et ei tahaks nagu kogu siin muu maailma kõrvale nagu öelda mingid tumedaid toone tuua, et tegelikult mul on inimkonda usku meisse kõigisse, ma arvan, Eestis läheb meil väga hästi ja ma usun, et me nagu Elisana saamegi olla nagu ühiskonna ja teie partner selles mõttes, et neid ohtus ja neid nii-öelda teie jaoks seda elu nagu paremaks ja lihtsamaks teha koos teiega. Ma arvan, siin ka just nagu me enne ka rääkisime veel, et seda ei saa teha keegi oma nii-öelda laua taga põlve otsas nokitsedes, et need samad teemad, see nutisõltuvus või siis küberohud, me peame kõik sellega koos tegema, riik, telkod, pangad, ühiskond ka, et ja need ei oleks kuidagi tabuteemad ka nagu inimeste jaoks, et nagu ma ei tea võib-olla küberohtudest või lapse nutisõltuvustest. Me oleme siin selle jaoks tegelikult, tulge küsige meie käest. Meil on parimad lahendused ja mingid praktikad olemas, et me saaksime tegelikult ka päriselt, sest meie eesmärk ongi inimesi aidata. Tulge küsige. Sest me teeme täna väga palju tööd selleks, et inimesteni jõuda. Me ootaks väga, et inimesed tuleks, me ütleks, et paluks nii-öelda abi on võib-olla vale sõna, aga alustaks meiega dialoogi selles osas. Annaks võimaluse. Just, annaks võimalus. Hüva, väga vahva. Aitäh sulle vestluse eest, selle aja eest. Väga põnevaid andmeid, väga põnevad infot tõid siia lauale. Loodan, et sul oli endale ka põnev jagada seda kõike. Väga äge oli. Ja ma tänan ka sind, hea kuulaja. Ja kui sa oled pikaajaline kuulaja või uus, siis ole hea. Jaga seda episoodi lihtsalt, ega muud ei olegi.
siis aitad levitada seda sõnumit, millest me täna siin rääkisime ja seeläbi aitad ka mõnes mõttes panustada otseselt ja kui ka kaudselt ühiskonda ja ka iseendasse. Nii et ega midagi, aitäh ja kohtume sinuga järgmises podcastis, kui mitte varem. Tšau, tšau.